Peegelsile meri, veidi karge hommikune suveõhk ja merelisi tervitavad lained. Just selline idüll tervitas meid Hiiumaal kell 6:30 hommikul, kui suundusime kaluri Imrega merele. Ootusärevil, et kui hea saab olema tänane lestasaak. No näe, hopp, mis lestapüük see on? Lestapüük läks jälle perse. Eks siia püügiks. Lesta ei anta siis. Kuidas saak tundub praegu? Olematu. Olematu? Jah. Kus see lest kadunud on kõik siit? Täna tuleb jälle minna taarat viima. Ära elada. Kus see lest kadus, no võt, kui ei teaks, kuhu ta kaob. Kord on, kord ei ole. Et mis siis viga oleks? Imre on põlise hiidlasena merel veetnud juba aastakümneid. Tema sõnul on Kalamehe amet nagu haigus, millele ravi ei ole. Ta on üritanud küll merel käimist vähendada, kuid hiljemalt päeva pärast kutsub hing ikkagi paati tagasi. Võib-olla teinekord tõesti, kui ongi nii, et saad tohutult korradi sitta ja kala ei ole ja korradi torm ja värgid ja siis korraks on selline tunne, et oli seda nüüd vaja, aga see paari päevaga lahtub jälle ja tuleb jälle parem ilm. Ongi jälle, ilm on jälle ilus ja võrgud jälle pestud ja läheb aga lahti jälle. Ega siin. Aga hiljuti sai ju sinust ikkagi sotsiaalmeediastaar ka, kus sees juhtus, et kalur hakkas nüüd sisulujatele konkurentsi pakkuma. Jah, et kaua see jama seal kestab, et tulen ka sinna mängumaale. Näite, kuidas asi päriselt käib. No kuidas see hakkas? See ei hakanud kuidagi, et see, ma ei tea, tänapäeval igal ühel on telefon taskus. Kõik aga pildistavad oma praade ja suppe, mis nad söövad ennem söömist. Ma mõtlesin, et ma teen ka siis nii. Tänaseks on Imrel TikTokis juba pea 5000 jälgijat ja fännid on teda Kärdlas isegi spetsiaalselt otsima tulnud. Nendel on nüüd põhjus olnud Hiiumaale tulla. Mõned tulevad, ütlevad, pole kunagi käinud, aga näe, nüüd on põhjus. Järsku lähevad kivi ka. Nii et eks ta ikka natuke reklaamivärki ka, tänava värki. Kalamehe ametis on aga juba kord tõusud ja mõõnad. Kunagi ei saa ennustada ei kalasaaki ega ilma ning ka konkurents muutub vastavalt sellele, kui hea kalaaeg on. Kaluri kõige suurem konkurent ei ole ka sugugi teine mees merel, vaid hoopis ülged ja kormoranid. No näe, mis see on? Juba on keegi jõudnud. Siin kunagi oli kala. Ja juba on keegi jõudnud ka söömas käia. Et selles mõttes ongi. Täna on Kalamehele nii palju konkurente siin. Et ainuüksi toiduhääles. Just. Et ega see ei ole nii lihtne. Ei meri on suur ja lai. See on toimetu. Keegi ei keela. Neil ei ole mingeid piiranguid, nad ei pea täitma perki, nad ei pea mitte midagi tegema, nad ei pea Eesti riigile aruandeid esitama, nad võivad piiramatus koguses süüa teha, mida see iganes selle kalaga tahavad. Toimetu, ärge kalameeste käest neid tulgu varastama. Siin oleks muidu kala küll, aga korradi üljes on, tähendab siiga, lesta ta ei võta. Ülged panevad nahka kõik. Jaa. Korraks näitas ennast siin, nüüd kadus vee alla. Korraks käi selle. Oi, ta kirub praegu. Jälle tulid siia. Tema korradi toidulaua peale. Imre sõnul piiratakse kalamehi täna kõiksugu erinevate nõuetega. Kalavargad ehk hallülged ja kormoranid on aga pühad ja neid puutuda ei tohi. Kuivõrd meie esimene kalavõrk püüdis kinni vaid üksikud kalad, tuli edasi liikuda ja loota, et hülged ei ole viimaseid kalu viinud. Kalapoes sai ju klientidele lest ja keedetud kartul välja reklaamitud. Siin pole üldse kala. See oli viimane lootus, ma saan aru. Jah, see oli viimane lootus. Täna ei julge koju minna midagi. Naise ees häbi ka. Jaa, ei. Murat, see täna öösel tuleb jälle kuuris magada. Tuppa ei lasta. Karm kord? On. Siin on. Kord on majas. Palju siis kala peab saama, et naine tuppa laseks ehteti? No ikka mingi 100 kilo võiks olla. Parematel päevadel on Imre koju toonud ka 200 kilo lesta, kuid sel korral tuli piirduda 10 korda väiksema saagiga. Kas mees pidi ka tol päeval kuuris magama, selle kohta info puudub.
Peale 1,5 tundi merel võtsime meie suuna tagasi sadamasse, kus olid juba vastas esimesed kliendid, kes värsket kala nõudsid. Tere, jõudu! Tere! Ma saan aru, tulite kohe koha peale värsket kala nõudma. Ma tulin jah, ma käisin Kalanas juba tiiru ära ja ma olen tegelikult Hiiumaal sündinud, kasvanud ja mandril läinud ja nüüd mõtlesin, ma tulen õel külas, et ma tulen otsin värsket kala. Ja pole näkanud, ma saan aru, siiamaani? Ei, mitte midagi. Kellekil pole anda. Võt. Kas siis on halb kalasuvi või? Mis toimub? Ma ei tea. Eile käisin seal Lehtmas proobimas ise püüda. Mitte midagi? Mitte midagi. Kas jääbki kala söömata siis või? Ja mis see hiidlane teeb, kui kala ei saa? Tuleb minna raha eest püüdma. Poest, punast. Nojah. Ei tea, kas poodigi jõuab, kui kala pole? Punast ikka on. Mandril küll on. Vähene lest käest tuli suund võtta poodi. Ka seal oli juba leti ees looklev järjekord klientidest, kes lootsid enne teisi jaola saada. Imre on võtnud eesmärgiks talitada moto järgi ise võrgud koome, kala sisse teeme ja lõpuks ka maha müüme. Kogu tootevalik on aga aastate jooksul sündinud elust enesest. Kogu aeg tuleb ikkagi mingeid uusi asju mõelda ja eks neid niimoodi tekib ka mingitest seostest järsku tuleb. Nii et näiteks see kuldkala tuli ju ka niimoodi, et 1. aprill oli ja siis tüdruk mul tegi aprilli nalja, pani Facebooki, et minge ruttu kalapoodi, et tuli müügile kuldkala, et saate soovida enda soove ja siis, et sellise aprilli naljana. Aga mul oli üks hea töötaja, kes mõtlesin, mis kuradi nali see siis on või? Teeme kohe tooteks. Ja tegime tooteks ja siiamaani väga hästi müüb. Krutskeid on Imre toodetes pea sama palju kui temas endas. Kes kunagi Hiiumaale sattunud teab, et sealt võib poelettidelt leida isegi kalašokolaadi. Ka see on pärit Imre retseptiraamatust. Üllataval kombel on see isegi nii populaarne, et suvekuudel ei jõua maiust nii palju toota, kui nõudlust on. Lihtsalt mul endal ka meeldib selliseid katsetada igasuguseid maitseid asju, et ei tasu kinni jääda mingisse asja, et kogu aeg on vaja ikkagi midagi uut mõelda ja leiutada. Ja enamus asju tulebki sellisest juhuslikest asjadest. Kipub olema, et need asjad nagu kukuvadki kõige paremini välja. Ja nii Imre oma päevi veedabki. Juba 10 aastaid hommikul merele, õhtul voodi, nii see kala majja toodi. Mis see päev siis nüüd edasi toob? Korraks saad kohvi nautida kala kõrvale ja siis läheb töö edasi, ma saan aru. Kohe. Siin on vaja sõnad peale lugeda kõigile. Joondu valvel, üle vaadata. Midagi ei keriseks kuskilt, siis lähen ise pesen võrgud ära, klaarin ära ja õhtul jälle merele. See on üks luina. Nagu täna ongi, nüüd väike stress on, et kala ei saanud ja nüüd saab. Mis nüüd lestast saab siis? Ei saa midagi. Inimesed lihtsalt ei saa lestada. Muud ei saagi. Üldse ei saa? Ei, ikka saavad. Meil on täna lõuna ajal on lestafilee, praetud lestafilee praad. Parusime juba ette, et värske kartul ja lestafileed. Aga võib-olla on kogused väiksemad, ei saa nii palju, kui oli plaanitud. Jah, ongi. Siljaks jääb, silma jääb.